Tervist! Siin on mõtlemaatika ja meie tänaseks teemaks on ühe tundmatuga lineaarvõrrandid 7. klassile. Lineaarvõrrand ühe tundmatuga on üks lihtsamaid ja samas väga võimas tööriist, mis aitab meil lahendada erinevaid matemaatilisi probleeme. Lineaarvõrrand ühe tundmatuga on matemaatiline avaldis, mis näeb välja nagu a korda x pluss b võrdub 0, kus a ja b on arvud ning x on tundmatu, mille väärtust tahame leida. Näiteks võrrand 2x pluss 3 võrdub 0 on ühe tundmatuga lineaarvõrrand. Meie eesmärk on leida, milline väärtus x-ile teeb võrrandi tõeseks. Liigumegi siis tähtavaldiste juurde. Tähtavaldised on matemaatilised avaldised, mis sisaldavad tähti ehk siis muutujaid ja arve. Tähtavaldised võivad sisaldada erinevaid matemaatilisi tehteid nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine. Näiteks 3x pluss 4 on tähtavaldis, kus x on muutuja. Teeme ühe näitisülesandese juurde ka. Lihtsusta tähtavaldist 2x pluss 3x miinus 5 pluss 1. Siin peame liitma kokku x-id ja siis ka tavalised arvud. 2 ja 3 teevad kokku 5 ehk siis 5x pluss miinus 4. Ja nii lihtne see ongi. Liigume edasi võrrandite samaväärsuse ja põhiomaduste juurde. 2 võrrandit on samaväärsed, kui neil on samad lahendid. Näiteks võrrandid 2x võrdub 6 ja x võrdub 3 on samaväärsed, sest mõlema lahendiks on x võrdub 3. Võrrandite põhiomadused aitavad meil võrrandit lihtsustada ja lahendada. Peamised omadused on liitmisomadus, kui liita mõlemale poolele sama arv, siis võrrand jääb samaks. Lahutamisomadus, kui lahutada mõlemalt poolt sama arv, siis võrrand jääb samaks. Korrutamisomadus, kui korrutada mõlemad pooled sama arvuga, siis võrrand jääb samaks. Ja viimane, jagamisomadus, kui jagada mõlemad pooled sama arvuga, siis võrrand jääb samaks. Teeme ühe näidisülesandese juurde ka. Lahenda võrrand 3x pluss 4 võrdub 10. Lahutame mõlemalt poolelt algselt 4 ning saame, et 3x võrdub 6. Jagame järgmisena mõlemad pooled 3-ga, et saada puhta x-i. Vastus tuleb 2 ja see ongi lõplik. Liigume edasi ühe tundmatuga lineaarvõrrandite juurde. Nagu sissejuhatuses mainitud, ühe tundmatuga lineaarvõrrand on kujul ax pluss b võrdub 0. Meie eesmärk on leida väärtus x, mis teeb võrrandi tõeseks. Teeme ühe näidisülesandese juurde ka. Lahenda võrrand 5x miinus 15 võrdub 0. Liidame algselt mõlemale poolele 15 ning saame, et x võrdub 15. Ja jällegi jagame mõlemad pooled 5-ga ning saame, et x-i väärtus on 3. Liigume edasi lahendite puudumise või on lahendeid lõpmatult palju juurde. Mõnikord võib juhtuda, et võrrandil pole ühtegi lahendit või on lõpmatult palju lahendeid. Näiteks võrrand 0 korda x võrdub 5 pole lahendit, sest ükski arv ei rahulda seda võrrandit. Uuri võrrandit 2 sulgudes x miinus 3 võrdub 2x miinus 6. Esialgselt avame sulud, vasakule poole tuleb 2x miinus 6 ja parem pool jääb samaks. Lahutame mõlemalt poolt 2x ja saame, et miinus 6 võrdub miinus 6. Kuna see on alati tõene, siis on võrrandil lõpmatult palju lahendeid. Liigume edasi tekstülesannete ja võrrandite koostamise juurde. Tekstülesanded aitavad meil reaalses elus esinevaid probleeme matemaatiliselt lahendada. Tihti peame koostama võrrandi, mis kirjeldab probleemi. Teeme ühe näidisülesande siia juurde ka. Pood müüb pliiatsid hinnaga 1 euro tükk ja kustutuskumme hinnaga 2 eurot tükk. Kui kokku osteti 5 aset ja maksti 7 eurot, siis mitu pliiatsit ja kustutuskummi osteti. Olgu pliiatsite arv x ja kustutuskummide arv y, koostame sellega võrrandid. X pluss y võrdub 5 ja x pluss 2 korda y võrdub 7. Lahendame järgmisena võrrandisüsteemi. Lahutame esimesest teisest võrrandist. Sulgudes x pluss 2 korda y miinus x pluss y võrdub 7 miinus 5. Y võrdub 2 ning nüüd sellega saame leida x-i. Paneme x-i algsesse võrrandisse, x pluss 2 võrdub 5, lahutame mõlemalt poolelt 2 ja saame, et x on 3. Seega osteti 3 pliiatsit ja 2 kustutuskummi. Liigume edasi tekstülesannete lahendamise juurde. Tekstülesannete lahendamine algab probleemi mõistmisega, seejärel koostame võrrandid ja lahendame need. Teeme ühe näidisülesandese juurde ka. Auto sõitis 3 tundi kiirusega x kilomeetrit tunnis ja veel 2 tundi kiirusega x pluss 20 kilomeetrit tunnis. Kui auto läbis kokku 340 kilomeetrit, siis leia auto kiirus. Koostame sellest võrrandi
3 korda x pluss 2 sulgudes x pluss 20 võrdub 340. Avame sulud ja liidame kokku vajalikud arvud. 3x pluss 2x pluss 40 võrdub 340. Siit tuleb 5x pluss 40 võrdub 340. Lahutame mõlemad pooled 40 ning saame, et 5x võrdub 300. Jagame mõlemad pooled 5-ga ning x võrdub 60. Sellega järeldame, et auto kiirus oli 60 kilomeetrit tunnis. Selleks saime tänane teema läbi ning loodan, et õppisite midagi uut selleks korraks. Kindlasti likeige ja visake tellimus meie kanalile, et mitte magada maha uusi videoid. Näeme juba järgmises videos.